raskus 65 kilogrammi, teisel katsel 7 valmistatud raskusega 70, teisel katsel Sverbergi. Kangi 85 kilogrammi, Raigo Kuston teine katsel. Raskus valmis 27 kilogrammi ja teisele katsele kutsutakse Sverbergi. Kangu valmis 23 ja selles halvast koolist on näitega Koopel, Kaupiste, Andres ja aga aitavad siis üks võistleb järgmises grupis. Raskus 29 kilogrammi ja teisele katsele kutsutakse spordiklubi riigis Hiiu Pilve. Valmistub 92,5 kilogrammiga Aivar Silla. Ja nüüd on 192 kilogrammi. Nüüd 80 kilogrammi. Ja algavad kolmandat katset. Raskus 29 kilogrammi ja katset Hiiu Pilve. Valmistub Aivar Silla. Raskus 192 kilogrammi ning katseks valmistub Aivar Silla. 92. Hiiu Pilve loobus kolmandast katsest ja tänane päeva parim tulemus. Kangu valmis. Ei kohtutetso, kolmas katse. 75 kilogrammi. Ei kohtutetso nüüd kolmas katse. Raskus kagile 95 kilogrammi. 95 kilogrammi. Ja selles katseks valmistub Linna Terase. Eivar Evertson oli lõputuseks 75 kilogrammi, nüüd kangile 152 kilogrammi. Ja kolmandaks katseks Gunnar Kuusmann, valmis panna Aurelius. Raskus 95 kilogrammi ja katse Linna Terase.
147 ja pool.
katse õnnestus. Raskuskapile 67,5 kilogrammi ning kolmandaks katseks kutsutakse teisi uueni. Raskusega 70 kilogrammi valmistub Kärkar Kostis. Teist korda on siin täna kangil Eesti rekordraskus ja kaalukategoorias 82 kilo, selleks 201 kilogrammi ja Jürgenson. Raskuskapile 70 kilogrammi ja kolmandaks katseks kutsutakse Kärkar Kostis. Valmistub Kerberg, Illan Erasmaa ja Iljan Antonina. Raskus valmis, kapil 70 kilogrammi, katsele Kärkar Kostis. Eesti rekord 201 kilogrammi ja Jürgenson kaalukategoorias 82,5. Katse luges 2-1 häältega. Raskuskapile 72,5 kilogrammi, 72,5 kilogrammi, 10 võrdlus. Ja kolmandaks katseks valmistub Kerberg. Raskus valmis, kapil 72,5 kilogrammi, kolmandale katsele kutsutakse Kerberg. Valmistub Maido Silla. Me jätkame meistrivõistluspäevas järgmise grupiga ja kangile 155 kilogrammi. Selline on planeeripunkt raskus ja valmis on kaaspuud. Meil tulevad siis kaalukategooria kuni Katse luges. Maido Silla loobus kolmandast katsest ja tema päevavaid tulevad 9 kilogrammi. Raskuskapile 97 kilogrammi ning kolmandale katsele kutsutakse Illan Erasmaa. Kuna tugine võtmise pausi, siis kuni naised lõpetavad ära, siis saame kangil 155. Aga ega siin loodab, kui naised lõpetavad, siis nende Raskuskapile 97,5 kilogrammi ning kolmandal katsel Illan Erasmaa. Valmistub 160-ga Iljan Antonina. Katse luges. Ja Iljan Erasmaa lõpptulemus 97,5 kilogrammi. Ja ka ühtlasi Eesti rekord. Kangile on vastutada raskus 160 kilogrammi
raskus valmis, kangid 160 kilogrammi ja katsele kutsutakse Viinemaa tootma. Kahjuks katse ebaõnnestus, Viinemaa tootma tänane parim ulatus laamades osutuses on 150 kilogrammi, mis on ühtlasi ka Eesti meistritiitel. Kand valmis, 160 kilo, Priit Paastu, kaevukategoorias kuni 90 kilo. Andres Jürgenson, 167,5.
niisiis, 190, noorte maailmamees, Rait Sabo. Kangile jää 190 ja algrastus Toomas Kilmi kord. Valmis panna Markus Silva. Toomas Kilm. Kangile palub 195 kilo. Ja see on Markus Silvauni asemlaseks. Ja siis valmis panna Aino Nurmine. Markus Silva on Eesti rekordiks 222 ja pool. Nüüd siis alustab 195. Markus Silva. Ei olnud selle tõstega nõus, nii et ei ole seda algrasust 95 fikseerida. Kangile palub 205. Kangile 205 ja see on Aivo Nurmine algrastuseks ja võistlejate täna kaevukategoorias kuni 90 kilogrammi, kus tema nimel on Eesti rekord 232 ja pool. Raskus valmis 205 kilo Kangil, Aivo Nurmine palub. Kangile pannud 160 ja see on siis Valeri Bogdanovi raskus, valmis panna Priit Paakspuu. Sada 60 kilo Kangil, Valeri Bogdanov palub poolest kuni 100 kilogrammi. Algrastus 155, õnnestus 1 kilo. Kangile 165 kilogrammi. See on siis Priit Paakspuu teist katse raskus ja valmis panna Andres Jürgenson.
algrastus, esimene katse sama kangiga, sama raskusega, ei õnnestunud. Nüüd siis teine katse. Kahjuks ka seekord mitte. Kangile palun 190 kilo. 190. Ja siis tuleb Kaido Vahesalu üle. Ja valmis panna Rait Savo. Kaido Vahesalu vastas jääme esimese katse maakeelule, aga üles ei saa. Kang on valmis, 190 kilo ja nüüd siis Kaido Vahesalu, teine katse. Teine asi, vastu võetud 190 kilo Kaido Vahesalu. Ja Kangile palun 195 kilo, 195. See on Rait Savoli teise katse, raskus valmis panna Toomas Kiil. Rait Savoli ja Toomas Kiil on siis mõlemad kadutukorest kuni 100 kilo saanud üles, avalaitse 190 kilo. Margus Silvoogil 190 edalistus. Nüüd siis Rait Savor, teine katse, 195 kilo. Start! Press! Lõpuni! 195 kilo. Läheb Rait Savor võistlust juhtima selles kaotuses. Kangil 195 kilo jääb ja samale raskusele Toomas Kiil. Kui vaatate meeste kehakaalu, siis jah, Toomas Kiil 2 kilo ja 250 grammi kergem või Rait Savor. Start! Press! 195 ja sellega läks siis Toomas Kiil kaldaga 300 kilo hetkel võistlust juhtima, kui Margus Silvau on Kangile palunud 205 kilo. Ja pärast Margus Silvau siis valmis panna Aino Ruumine. Kangil 205 kilo ja Margus Silvau. Seni tulemuskirjas ei ole algrastus 195, ebaõnnestus nüüd siis 205. Teine katse. Start! Press! 205.
Nii et 205 kilo siiski ei õnnestunud. Ja nii selles kategoorias ikkagi Toomas Kiin, kes oma kolmandas katses loobus 205 kilo. Kangile laulub 212 ja pool. 212 ja pool. See on siis aegruumine raskus. Valmis panna Valeri Koktanova. ja pool. Aegruumine. Kindlustas veelgi oma positsiooni. Kangile 160. 160. Ja algab ühtlasi kolmandat katset. Tõesti grupis. Kangi 160 kilo, Valeri Koktanov ja tema kolmas katse algab 100 kilo. Kas see annab selles kategoorias medali või mitte, otsustavad kolmandad katsed. Kangile 167 ja pool. Andres Jürgenson. Norbert Nikolai. Kangil 167 ja pool ning Andres Jürgenson, kel siis ei ole õnnestunud ei esimesel ega teisel katsel raskuse üles saada ja pärast seda siis valmistada Priit Paakspuu. Ja praegu ei õnnestudki raskust üles saada, nii et Andres Jürgenson, kes nii hästi assisteeris oma vennale Jannule, nüüd siin ise tulemuskirja ei saanud. Kangile 170. Kangile on 170 kilogrammi ja siis tuleb Priit Paakspuu valmis panna
170 kilo, Priit Paaksalu. Start! Press! lõpuni, suru lõpuni, suru lõpuni. Tulemuseks kaalukategoorias kuni 90 kilogrammi. Kolmanda koha. Kangile palun 200 kilo. Teise koha Kangile on 202,5 kilo. Seal on Rait Sabori kolmas katse ja siis valmistab Margus Silva ainutuumine. Siiski veel Raitsakadel tulemuseks jääb 195 kilogrammi, et Toomas Siin viimasest katsest loobus ja mõlemal nii Kimmi kui Saboril 195, aga Kim Kaaril Kerge saab siis kõrgele võida. Jah, tegi mõlemad nii viimasest katsest loobuma. Kangile 205 kilo. 205 kilo. Ja Margus Silva oma kategooria Eesti rekordimees on senise tulemusega. Ei olnud raskus 195 ega lisatud 10 kilo 205 ei ole õnnestunud. Nüüd siis kolmas otsustav katse. Margus Silva. Ja läks see kandus nii palju üle ja seda ei õnnestunud, nii et Eesti rekordimees selles kaalukategoorias jääb tulemusel ka hoopis ja see tähendab, et Eesti meistriks kaalukategoorias nii 100 kilo Toomas Kimm, 95 kiloga Uwe Rait Saboril sama tulemusega. Toomas ka. Kangile 230.
nii, nüüd on valmis 230 kilo ja Aivo Nurmine, kolmas katse. Avakatse oli siis algraskus 205, teise katse 212 ja pool. Nüüd 230. Start! Press! Paraku ei. Nii et Aivo Nurmine lõpptulemuseks jääb 212 kilogrammi, mis muidugi tagab Eesti meistritiitli 90 kilogrammi, Aivo Vahesalu ja Triin Paasku eest. Me jätkame siis kohe järgmise grupiga ja hangime 145 kilo. Vastasteks on Raul Randmäe ja Martin Mõttus, kelle allkasvatud on siis Randmäel 185 ja Mõttusel 190. Märt Mennik Tallinna politsei spordiseltsis, algraskus 145 kilo. Press! Proovida! Kohtumine häältega 2-1, tõeste vastu. Kangine palun 150. Kangile 150 kilo, see on Mikko Oina, algraskus ja valmis panna Rainer Raapel. Kang on valmis, raskus valmis, 150 kilo, Mikko Oja. Mikko Oja võistleb kahjukoos oli 110 kilo. 6 võistlejat. Press! Proovida! 150 kilo, Mikko Oja. Kangile palun 167 ja pool. 167 ja pool, see on Rainer Raapeli. Algraskus valmis panna Vladimir Kaminski. Kangi 167 ja pool ja see on Rainer Raapeli raskuseks 20-aastane Rainer Raapeli võistluses kaaluvad korras kuni 110 kilo. Press! Proovida! Lihtne otsustada, 167 ja pool. Kangile palun 175 kilo. Sellest raskusest alustab Vladimir Kaminski ja valmis panna Aivo Randmäe. Raskus valmis 175 kilo, Vladimir Kaminski.
ikka kategoorias 110. Press. Punktid ära. Ei loe, nii et tulemust kirjas ei ole. Angela on 185 kilo. Ja 185 alustab Raul Randmäe ja siis valmistame Martin Mõttus. Kang on valmis, peakohtunik on valmis ja 185 kilogrammisele algraskusele tuleb Raul Randmäe, kelle 60 sünnipäeval veel enamgi aasta aega. Hoiab. Start. Press. Hopp. Raul Randmäe, 185. Kangile 190 kilogrammi toon. 190 alustab Martin Mõttus. Konkurents Raul Randmäe siis mõlemad üle 125 ja valmistada Margus Põlve. Kang on valmis, 190 kilo, Martin Mõttus. Start. Press. Punktid ära. 190 ja sellega läks siis Martin Mõttus kõige raskematel meeskondades. Ei ole. Uued tuled ja Kang oli nii palju liikunud tõepoolest. Seega siis tulemus ei ole esimesel katsel ja üritada seda teisel avakatse järgi Kang kategoorias 125 Randmäe. Kangile jääb 190 ja on Margus Põlve valmistama Rene Jakov. Tee rahulikult lahti, gaasi. Start. Press. Punktid ära. Margus Põlve 190. Kangile 200 kilo. Praegu läks siis Margus Põlve kategoorias 110 kilo juhtima, algraskus 190, aga üks mees on veel tulemata, see siis Marko Lergi, kelle algraskus 205. Aga nüüd siis on jah, Rene Koljakovi korda valmistanud Tanel Mustasaar. Raskus valmis. 200. Kangil 200 kilo, Rene Koljakov, algraskus, kategoorias kuni 125 kilo. Esimene mees, kes selles kategoorias algraskusele välja tuleb. Fikseeri, tule käsku. Start. Press. Kohtumine häältega 200 kilo Rene Koljakov.
kangile jääb 200 kilo ja sellelt algraskuselt alustab Tanel Mustasaar. Tanel Mustasaar, valmis kanda Margo Lepik. Start! Press! 200 kilo ja Tanel Mustasaar. Kangile palun 205 kilogrammi. 205 ja sellele raske alustab siis viimane mees, üks mees, kes 110 kilogrammis rekordis ei ole. Väljas käinud päeval, see on siis Margo Lepik, valmis kandma Ailo Leesma. Kaks on valmis. Margo Lepik. Start! Press! Kakssada 5 kilogrammi, Margo Lepik ja kaalukorras 110 kilo, siis omavad see kõik selge, Margo Lepik juhib. Kangile palun 240 kilogrammi. Ja ega pikimat juttu ei olegi vaja teha, kes kangi juurde tuleb. Pole üks päev jätta. Loomulikult. Härra president isiklikult, Ailo Leesma. Ja valmis on juba siis teiseks katseks Märt Mändik. Kang on valmis, 240 kilogrammi, Ailo Leesma. Täna võistab Ailo kaalukorras kuni 125 kilogrammi ja seal on tema Eesti rekord 250. Nii et kaaluhullusega tegelema täna ei hakanud. Võistab raskelt koos. Press! 240. Ja loomulikult sellega ka peaks olema absoluutkategoorias ka selge liider Liion. Nii, kangile palun 150, algavad teised katsed. See on Märt Männiku teise katse raskus. Kangil 150 kilogrammi ja Märt Männik, teine katse. Start! Press! Seekord mitte. Kangile 160 palun. 160. Ja sellega jätkab Mikko Oja, valmis panna Rainer Raapa. 0,38 punkti on siis Ailo Leesma
muidugi kõik oleks hoopis teisiti, kui Aivo oleks 230. Kangi 160 ja Mikko Oja teine tase. Algraskus 150 läks hästi korda. Press. 160 siiski mitte. Kangile 177,5. 177,5 kilo. Kangi 177,5. Rainer Raatpäev. Algrastus oli 167,5. See läks korda. Nüüd tuli kõrgust. Start. Press. Hookidele. Kang läks kilku ja raskus ei loe. Kangil 185 palki. See on siis Vladimir Kaminski tellitud raskus ja samal raskusel jätkab tema järel Raivo Raamat. Ja me jätkame Vladimir Kaminski teine katse. Start. Press. Kangil 180. Press. Ei fikseerinud, nüüd siis laskis lisada 5 kilo. Ja ka sellega ei ole ootusel tõus. Nii et tulemust selle kirjas pole. Kangile mahu 190. Kangile 190. Sealt jätkab Martin ja seejärel Raul Randmäe valmistada. Kangi 190 kilogrammi, teine katse Martin Lõdus. Martin Lõdus kaalukategoorias üle 125 kilo. Algraskus oli seesama 190, mida üles saada määruste päriselt ei õnnestunud. Nüüd teine katse. Press. Hookidele. Nii ka seekord jääb veel 1 ja 3 katse. Kangile mahu 192,5. Kang on valmis. Raul Randmäe, 192,5.
192 ja pool. Kõige raskemate meeskondadega lühike võistlus avavad see algraskus 185 läks üles. Nüüd siis teine 192 ja pool. See oli palju kergem kui esimene. 192 pool. Nüüd kangile 200. Kangile 200. Selle raskus on teiseks katseks teinud Markus Põldoja, valmis panna Rene Poljakov. Kangil 200 kilo, Margus Põldoja, teine katse. Põldoja ka siis kaalus kategoorias 110 kilo, algraskus 190, sellega on praegu teisel kohal. Üllega 200. Start! Rest! Rohkidele! 200 kilo, Margus Põldoja. Kangil on 205. Seda raskus. Ja selline kaalud on siis ees ootamas Rene Poljakovi, valmis panna Tanel Mustasaar. Kilo, Rene Poljakov, teine katse. Siin on teise kolmanda koha konkurents väga põnev sellest kaugkategoorias kuni 125+5. Rene Poljakov ja Tanel Mustasaar alustasid 200 kiloga ja mõlemad on teiseks katseks tegelikult 205. Kõigepealt aga Rene Poljakov. Seri, vabakeskus. Start! Rest! Ei, seekord mitte. Raskus kangil sama 205 ja teiseks katseks palun Tanel Mustasaar. Valmis panna Margo Lepik. Tanel Mustasaar on Rene Poljakovist ka 7,5 kilo veelgi võrdse tulemusega. Oleks tema eelis alguses. Ja Rene Poljakov koos. Siin aga Tanel Mustasaar 205 kilo üleval ja sellega siis on ka kaugkategoorias kuni 125 kilo tõdele. Kangile palun 210 kilo. Sellel raskuselt jätkab Margo Lepik ja teisest voorust siis veel üks mees on jäänud välja tulemata, valmis panna Kaido Leesmann. Aga siin siis 210 kilo valmis Margo Lepik. Margo Lepik on voorus kuni 110 kilo liider. Ka veel sel hetkel, kui siis teistel on teine katse tehtud, tema algraskus 205 on ikkagi parim, mis sellest kaugkategoorias täna näidatud. Ja Margo Lepik teisel katsel. Start! Rest!
Niisugust raskust me pole siin näinud ja ega kui nüüd kõik statistika tabelita ei peta, siis niisugune raskus pole olnud ainult ühelegi Eesti jõudlustega jõukohaldavast. Nii et siis Kaido Veesmann läheb Eesti rekordi peale kaalukategoorias kuni 125 kilogrammi, siis praegu mõista on Eesti rekordis 250 tema enda nimel ja kergemas kaalus kuni 110 Eesti rekordis 252 Kaido Veesmanni nimel, nii et igal juhul oleks siis absoluutne Eesti rekord ja seda läheb Kaido Veesmanni. Tango valmis, 255 kilo, Kaido Veesmann. Ja. Los, hoiab! Start! Reis! Kaido Veesmann, 255 kilo, 155 kilo, algavad kolmandad otsustavad katsed, Märt-Männik. Märt-Männik on kaalukategoorias üles Reis! jääb siis lõpptulemuseks algraskus 145 kilo. Milline koht, see sõltub sellest, mida teeb siis Martin Hõrgus kolmanda katsel, aga kangile 160 ja Mikko Ojamus raskus selline valmistama Rainer Raapel. Mikko Ojamus jääb 150 kilogrammi ja kangile palub 180 kilo. Selle raskusega jätkab Rainer Raapel, valmispanna Rainer Raamat. Kangil 180 kilo, Rainer Raapel, kolmas katse. Algraskus 165 kilo, läks kirja, teise katse 77 kilo ebaõnnestus, nüüd siis vigas 2,5 kilo. Start! Reis! Ei jääb 167,5. Kangile palub 190. Kangile 190.
Press! Hoopidele! Ei, ka see kindel otsus. Eelmine Raiguraatus ei ole Angeli jääb 190, jätkab Martin Mõttus. Ja ka Martin Mõttus on siis selles seisus, et tulemust kirjas ei ole, kategooriasti veel mõned 125 kilo. Sellest raskusest jagu saamine annaks talle hõbemedali, kui üles ei saa, jääb õigesti. Martin Mõttus, 190 kilo. Valmis panna Vladimir Kaminski. Kohtunike häältega 2-1 vastu võetud ja see siis Martin Mõttus 190 kiloga hõbemedal, aukonkurents üle 125. Bronks on Märt Männikul ja Eesti tiitli Oliver Alam Raul Randmäe. Palun logige 195. Kangil 185 kilogrammi, kolmas katse, Vladimir Kaminski. Ja see annab siis kolmanda koha saavutanud poolestele 110 kilo. Kangile palun 200 kilo. Raul Randmäe tuleb sellise raskuse peale ja valmis panna Markus Põlluja. Tema peale veel siis Tanel Mustasaar, Margo Lepik ja võistlusele paneb punkti Kaido Eesmärk. Raul Randmäe 200. Eesti meistritiitel on juba käes, kõige raskem teiste hulgas. Aga seni on siis tulemuskirjas 192,5. Nüüd 200. Ja tuli. Raul Randmäe. Viis aastat pidi mees olema isikututuse rasketes tingimustes, aga praegu 200 sellisele kätte. Kangile palun 205. Ja sellele raskustele tuleb Markus Põlluja, valmis panna Tanel Mustasaar. Kangil 205 kilo, Margus Põlluja. Margus Põlluja on teisel kohal, kaalutatud kuni 110 kilo, 205 üles saamine. Viis ta Margo Lepikuga viiki
Loher 2-1 tõste vastu võetud ja nüüd on siis Kangile 210 vaja panna. 210 ja siin siis Raadio Kalleid kategoorias 125 lähed. Nii, 210 ja Tanel Mustasaar. 210 jagusaamine parandaks vaid Tanel Mustasaare tulemust, niikuinii on ta juba hõbemedali Kaido Meeskonna järel ja hoiab kohe ees endale taganud. Press! Solo! Mida suuremaks raskuseks läheb, seda kergemini üles saab. Tanel Mustasaar 210. Kangile jääb 210 ikka ja nüüd on Margo Lepiku kord. Kaalukategoorias kuni 110 kilo on siis tema kirjas algraskuse 205, 205 lõpetas ka Margus Põldoja. Aga Põldoja on kõvasti kergem kui Margo Lepik, nii et igal juhul siin peab Margo Lepik 210 jagu saama, et selles kaalukategoorias endale meistritiitel võita. Margo Lepik 210 kilo. Margo Lepik ja Eesti meister kaalukategoorias kuni 110. Ja nüüd siis Helmikuline suudatasavõistluse Kangile 265 kilo. Küll aga jääb siis Kaido Meeskonna tänaseks võidutulemuseks 255. Pärast väikest korist. Eivo Eversoo rahvaspordiklubist Sport Kunda sai tulemuseks 75 kilogrammi. Tulemus 135 kilogrammi. Selles kaalukategoorias läks kaksikuid Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi võistlejatele hõbemedal, teine koht Alo Lille.
137,5 kilo. Ja Eesti meister Peep Pälv. Tänane võidutulemus 147,5 kilogrammi. Nüüd on Peep Pälv 22-kordne Eesti meister. Kuni 75 kilogrammi Raigo Kuusna, spordiklubi Jõumees. Võidutulemus 190 kilogrammi. Võidutulemus siis 200 kilogrammi, kuigi üles läks 201 kilogrammine kamp. Aivo Nurmine täna siis sai selgetele kätele 212,5 kilo ja tagas endale siis 26. korda Eesti meistritiitli. Toomas on enam kui 2 kilo ja 250 grammi kergem kui Rait Sagur. See otsustas. Kaalukategoorias kuni 110 kilo Margo Lepik Tartu Ülikooli Akadeemilisest spordiklubist. Vahepeal oli esikoht küll suure küsimärgi, aga kolmandal otsustaval katsel õnnestus 210 fikseerida ja see tagaski võidu. Margo Lepik 210 kilo. Eesti meister kaalukategoorias kuni 125 kilogrammi Kaido Leesmann, rahvasportklubi Sportkunda. Võidu tõi Eesti rekordtulemus 255 kilogrammi. Ja see on siis Kaido Leesmanni 14. Eesti meistritiitel jõutõstmises. Nüüd peaksid aplausid nii kaua kestma, ma ei tea, nii kaua kui mees on elanud. Raul Randmäe, Eesti meister. 200 kilogrammi. Kuuldavasti pidid ainult suitsu varsta konjak minema aastatega paremaks, aga tuleb välja, et Raul Randmäe ka. Ka absoluutarvestuses täna Eesti meister Kaido Leesmann, rahvaspordiklubi Sportkunda. Viksipunkte kogunes siis 148,18. Ja nüüd on Kaido Leesmann siis 15-kordne Eesti meister jõutõstmises ja kui paneme need kabe, kui palju, 20 Eesti meistritiitlit veel juurde, siis Kaido Leesmann on 35-kordne Eesti meister. Ja täna treener Jürgen Lips pildile ja medali järgi. Jürgen, ära sinna mine. Mustasaar, Toomas Kilm ja Kaido Leesmann.
Teeme foto, vaata kõik vaadata. Teeme foto. Hallo. Siim. Võidu tulemus 72,5 kilogrammi. Kilogrammi Eesti meister Inna Terasmaa, Tartu Ülikooli Akadeemia spordikooli. Inna Terasmaa tänane võidutulemus 97,5 kilogrammi ja tänane meistritiitel on Inna Terasmaale 14. ja Eesti meister Kärt Karpovski spordiklubist Jõumees. Kärt Karpovski alustas 60 kilost piinakuga, teisi Uueni ja Marika Kütsen, aga jõudis siis lõpuks kolmandal katsel 70 kiloni. See tõi võidu. Kilogrammi. Selles kaalukategoorias Lilian Matunina, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Täna jäi tulemuseks 150 kilogrammi, algraskus 140, teisel katsel 150, kolmandal 160 paraku. Lilian Matoninale on tänased 2 Eesti meistritiitlit siis tulnud lisaks ja nii on ta kokku 10-kordne Eesti meister. Ja kutsume ka tema treeneri Tarmo Mitt, juba tuleb pika sammuga. Lilian Matonina tulemus 122,15 punkti. Tarmo Mitt ise ka labades surumises Eesti rekordimees, siis üle 125 kategoorias 225, aga muidugi mitte päris selle ala mees. Paraku käevigas Kärt Karpovski, Erika Kõve ja Regina Kovač. Ja muidugi ootame autasustamisele ka kõige suuremat jõumeest, Jaan Salu. Gracias.
teeme need pildid.